No nii, tere. Ma ei ole filminud tänaseks 2 nädalat ja ma olen võtnud lihtsalt aega, et olla perega, et olla iseendaga. Meil nimelt on toimunud muudatused ja ma ei saaks öelda, et need on väikesed, vaid need on üsna suured elustiili muudatused. Ma siin mingid vlogid tagasi rääkisin sellest, et mul tõenäoliselt on suhkrusõltuvus. Tänaseks ma olen selles väga kindel. Me käisime nimelt perega toitumisnõustaja juures, toitumisspetsialisti juures ja sealt anti meile kaasa väga palju infot, mis tegelikult ei olnud niivõrd uus, aga ununenud oli see ja mulle ei meeldi filmida, kui ma olen üksi mingil väiksel küla vaheteel ja siis auto tuleb, siis ma olen oma mingi pulgaga. Nii. Aga ma panen vist kõrvaklapid kõrva, sest õues on päris tuuline. Ma tulin küll täna vestiga, aga mu kõrvad on hästi tundlikud, nii et ma panen klapid pähe. Ma nüüd ei teagi täpselt, kus ma pooleli jäin. Me nimelt viskasime praeguseks eluetapiks välja kõik poolfabrikaadi, mida me tarbisime väga-väga palju, kui keegi on jälginud minu varasemaid vlooge, siis sealt on ka näha, et sellist kananagitsat ja Kiievi kotletti ja friikartulit, jumal, ma võtsin pulga, et ma ei näitaks niimoodi kuhugi ja ikka ma näitan niimoodi. Et friikartulit ja muu säärane oli nagu väga-väga tavaline meie toidulaual. Aga nüüdseks me oleme 11 päeva teinud teadlikumaid valikuid, proovinud järgida taldriku reeglit. Nimelt me oleme Raunoga koos kaalu langetanud kaloreid lugedes ja olles siis kaloridefitsiidis. Tänaseks olen ma tagasi, issand jumal, ei ole nii pikalt filminud ja ma üritan rääkida midagi ja no lihtsalt ma ei saa hakkama sellega. Okei, ma proovin seda teha mitte lühidalt siis. Ma proovisin praegu teha lühidalt. Sellest ei tule mitte midagi välja. Nimelt, ma olen varem maininud siin, et ma olen kalorid lugenud ja kaalust alla võtnud. Ja ma pean tunnistama, et lapse vanemana ei ole ma just eriti suur eeskuju olnud selles mõttes, et ise ma olen teinud häid valikuid enda taldrikule varasematel kordadel siis. Ja lastele pannud taldrikule ikkagi ainult seda, mida ma arvan, et nad söövad. Ja meie peres varasemalt siuke ainus köögivili, oli paprikas, kurk ja tomat. Siis tänu sellele nõustamisele on nüüd meile lisandunud väga palju muid köögivilju ja ka juurvilju. Juurvilju natuke vähem, nendes on rohkem tärklist, aga siiski. Sellest ei tulnud midagi välja, et ma üritasin ka pikalt rääkida. Ma ei kujuteta mitmes kord ma nagu üritan juba kokku võtta ja vestelda, no täitsa lõpp, lihtsalt ei tule sõnad suust välja. Okei, teate, täna on vist siuke lugu, et mul ei ole üldse sellist vlogimise tunnet. Ja mitte seepärast, et ma ei tahaks seda teha, ma väga tahan seda teha. Aga ma tunnen, et ma oleksin pidanud tegema nagu natuke eeltööd või panema kirja enda jaoks mingid punktid, mida ma tahan rääkida, sest praegult on kogu mu pea nagu kapsahautis. Ja natuke on raske. Kuna meie elu keerleb praegu üsna palju toitumise ümber,
siis kindlasti tuleb sellest juttu. Ja ma üritan näidata, mis me siis sööme. Ja mul on selle üle hea meel, et me oleme kaasanud nagu terve perekonna seekord, et tavaliselt on olnud niimoodi, et meie need söömise rännakud on olnud ainult selleks, et kaalust alla võtta. Aga seekord on teisiti, seekord on see kaalulangus tuleb nii või naa, kui me teeme häid valikuid ja üritame rohkem liikuda. Kõige suuremaks eesmärgiks on kindlasti tervis, et oleks hea ja kerge olla. Ja ega see muud moodi ei toimu, kui ajus peab käima mingisugune muudatus. Mitte ainult siis keskenduda kaalunumbritele või kilokaloritele. Lastele see muutus on natuke raskem, aga see on ainult sellepärast, et meie ise lapsevanematena ei ole olnud kõige siis järjekindlamad. Et teadmised on ju olemas olnud, me ei ole neid lihtsalt praktiseerinud ja andnud pigem, mis ma väga loodan, et see tuul ei keera bussi praegult neid klippe. Et ma ei tea, mis ma öelda tahtsin suva. Et igal juhul, issa ma korra jään siia nurga taha peitu, kuule eest peitu. Ma loodan, et me ei ole jäänud liiga hiljaks, mis puudutab lapsi ja nende harjumusi. Et nad ikkagi leiavad siit eluetapist endale midagi kaasa ja praktiseerivad seda ka ise tulevikus. Ja kindlasti me ei unusta ära ka neid toite, mida meelele on vaja. Ma luban seda, et kogu see sisu ei saa olema ainult söögist ja liikumisest ja toitumisest ja me ei ole mingid fitikunnid, aga me ei taha ka fätid olla, nii et see tavasisu ja igapäev ei kao ära, aga praegult see on üsna suur osa meie igapäevast, nii et seda hakkab rohkem nägema lihtsalt. Ja lisaks veel, ma liitusin täna esimest korda elus challenge'iga. Ma ei ole kunagi varem seda teinud. Nimelt üks minu jälgijatest, tore on seda öelda. Tal nimelt on Instagramis oma kommunikene ja ta tegi ettepaneku, et võiks suveks paremasse vormi saada kõik koos. Miks see mind üldse kõnetas tegelikult oli see, et iga naine või iga osaleja paneb need eesmärgid ise 30 päevaks. Tähendab, mina teen 30 päeva, aga tegelikult seal mõni võib-olla teeb ka 45, ma täpselt ei tea, 30–45 päeva. Et igaüks paneb oma eesmärgid ise paika, mitte ei anta sulle mingid punkte, mida sa pead kindlasti järgima. Ja see mulle väga-väga sobis, sest ma natuke aja pärast jagan ka neid eesmärke, mis ma endale siis panin. Nii ja mis veel? Ega tegelikult muud väga palju polegi. Me hästi palju olen süüa teinud, vaaritanud, palju ilusaid värvilisi taldrikuid serveerinud. Ja siis me käisime vahepeal Hiiumaal. Käisime mu vanaisa juubelil, ta sai nimelt 80. Ma tahaksin ka kindlasti 80. juubelit tähistada, nii nagu tema, kus oli tantsu, oli süüa, oli sõpru, nii lahe. Vot nii, ja ega ma rohkem ausalt öeldes väga ei mäletagi, pole nagu filminud ja ei olegi meeles, mida kõike teinud oleme. Õnneks on ilmad paremaks läinud, see on tore, aga ma iga päev õue jalutama pole jõudnud. Ma olen üldse tegelikult selle 2 nädala jooksul suht vähe jalutamas käinud, sest ma olin haige vahepeal. Aga ma laenasin sõbrannalt kõnnilinti ja nii, et ma olen oma samme saanud ilusti teha. Küll jällegi mitte igapäevaselt, aga olen saanud. Siin põllu peal on ainult üks rõve asi. See muda, savine muda. Vot, aga olgu, ega muud ei olegi. Ma ei tea, mis sellest videost kokku tuleb, kui palju ma filmin, aga seda siis kõike te juba näete, kui te vaatate edasi.
söön suuremalt. Ma ei näe üks midagi mu silma. Panin sulle ühe selle kodu. Mõisa peale lasta ei ole praegu. Kus meil lakk? Lakk. Mis ju? Taat on nii pingeline, see on aasta Essa ju. Ma ei tea, mul tuli Essa ise täitsa hopp veel. Essa tegelikult oli sükene nähna, aga teine oli päris hea. Aga hea jah. Millest me räägime? Ma nagu ei kurda. Ei tea, mis see juhtma. Nii, meie tulime aasta esimesele mängule, ühisele mängule. Rauno on tegelikult käinud juba mängimas. Mina ei ole. Discgolfist räägin siis. Räägin nagu kõik peaksid teadma. Ja Essa ise tuli täiesti käunis. Lehke kopsi pees. Jab. Üldse seda on nagu kärbitud veits, mulle tundub. Ikkagi üsna kauge putt tuleb minu jaoks, aga vaatame. No peaaegu. Kuigi noh, kui sa käid diskil mängimas ja kuuled peaaegu, siis see on nagu... Ma küll ei taha öelda seda peaaegu. Sa aru, noh. Väga tahtis, aga... Mul 3+ jah. Väga õige. Oi! Oi! Kõik on hästi. Mulle meeldib, kui peedova välja näen. Aga mul on see, mis ma ostsin, et oleks hea soe ja ma panin nokad siia peale. Ja ma näen natuke nagu traktorist välja. Aga sellest ei ole lugu. Ma olen ikka väga ilus. See oli võib-olla hea. Ta oleks sul võib-olla üle aia läinud. Nagu vabuus. Oleks. Ei lähe. Ei lähe vette. Näe. Kellel äkki minu vaatajatest on ka samuti lipodeem või tegelikult ei pea olema. Need on tselluliidiretuusid, millest ma tahtsin rääkida. Need on Northern Beauty omad. Minule kinkis ema need. Ma vist tegelikult ütlesin seda kuskil juba. Aga kõigil, kellel on jalgade väsimusega probleeme või on lipodeem ja pole veel jõudnud kompressioonideni, siis ma väga-väga soovitan nende tselluliidipükse. Nii, kuna siin liiguvad inimesed, siis ma ei taha kaamerat püsti tõsta, nii et te olete mul siin all. Aga mäng oli tore. Me jäime viiki +7-ga. Üldse mitte hea skoor, aga samas siin on olnud ka palju hullemaid. Ja arvestades seda, et ma läksin ilma sooja tegemata peale ja aasta Essa mäng, siis +7 ei ole üldse paha tulemus. Raunol seevastu on see suht kehva tulemus, sest tema on natukene tublim. Kindlasti ma tahaks teha ühe siukse video, kus ongi nagu full lihtsalt discgolfi video. Nagu ma ise armastan vaadata selliseid. Ja see on õnneks minu kanal ja ma saan kõike siia panna, mis ma tahan. Tahtsin näidata, kui ilusad juurviljakastikesed meil on. Roheline ja punane. Sellest ja siis pärast näitad talle. Tere hommikust. Ma sain eile aru, et mulle ei meeldi, kui mu tukk on nii lühike. Mulle meeldib, kui ta on nagu nii, et mul on kulmud varjatud, sest niimoodi ma ei näe hea välja minu arust. Ma näen hästi välja, aga ma ei näe hea välja. Aga pole hullu, need kasvavad õnneks tagasi suht kiiresti.
Ma tegelikult pidin eile rääkima enda eesmärkidest, mis ma siis selle challenge'i raames endale seadsin. Ma panen need tõenäoliselt lihtsalt siia kuskile. Ma ei ole Ceciliat ammu näidanud. Cecilia endiselt on elu ja tervise juures, kuigi tal tagakäpad ei ole nagu päris head. Ta nagu saab hakkama, aga jah. Ja täna ei olegi jällegi erilisi plaane. Täna ma lähen teen tööd. Ma üritan jalutama minna. Ja lapsed magasid täna sisse. Jõudsid natukene peale tunni algust kooli, aga ma olen väga uhke nende üle, et nad ilusti läksid ikkagi, mitte ei tekkinud seda tunnet, et appi ma jään hiljaks, ma parem ei lähegi. Ma tean, et mul oli selline asi kunagi, kui ma koolis käisin. Tõenäoliselt see vlog tuleb üldse rohkem selline jutustav, sest kuna ma ei ole 2 nädalat vloginud, siis see harjumus kaamera kätte võtta juba nagu suutis kuskile peitu pugeda. Nii et ma annan endast ikkagi parima, et võtta kaamera kätte ja ikkagi näidata ka neid asju, mida ma teen, mitte ma lihtsalt ei räägi, et ma teen, vaid ma näitan, et ma teen. Jah. Nii, vaatame, mis see kaal meile näitab. Näitab ta niiviisi. Ma kaalusin eile, aga siis mul olid riided seljas ja ma olin hommikus söönud, nii et tõenäoliselt on see siis vähe õigem kaal. Eks need kaalud ka tegelikult ju erinevad ja kui ma kaalusin ennast 11 päeva tagasi, 12 päeva tagasi, siis ma kaalusin 91 koos riietega, nii et, aga teise kaaluga, nii et me ostsime endale sellise, mis see siis on, sellise kaalu. Ja see näitab nagu asju. Vaatame siis, mis ta meile veel näitab. Ta näitab kehamassi indeksit. Nii, no nii. See on nüüd kehas olev rasvaprotsent. See on muskel. Käisin eile palju jalutamas. No vot. Seda ma ausalt öeldes täpselt ei tea, kui keegi teab, mis see tähendab. Praegu nagu neid väga ei vaata, ma pigem vaatangi neid, et ma ei võrdle eilsega, sest see oli siuke katsetamine ja selle seadistamine. Ja see peaks olema organite ümber oleva rasv. Ma ei tea, igatahes. Siuke lugu, eks ma siis hoian teid kursis. Nii, süüa ma tegin endale lihtsalt siis toorjuustu kanasingi ja frillisega ühe võiku. Lõikasin pirni kõrvale, tegin endale kohvi ja joon vett. Ja siis meil on siuke väike muudatus ka kodus. Nimelt me ostsime toolid. Oih, seal on mu eilsed nõud, mis on vaja ära viia. Ma tahtsin, et mul oleks nagu laud puhas, et ma filmin, vaata. Ja siis tõstsin, et sinna nüüd unustasin ära. See on päris elu. Tegelikult oleks olnud see päris elu, et ma jätan selle taldriku laua peale. Mitte ma ei ürita seda ära peita. See ei olnud teie suhtes aus, sorry. Nüüd te nägite, et see on seal. Igatahes me ostsime toolid, et me saaks perena kõik koos süüa. Sellepärast, et me tegime seda üsna vähe. Ja kui kellelgi on mingid ideid, kuidas selle see on jänesejunn. Kui kellelgi on mingid ideid või teadmisi, kuidas selle vaiba ääre saaks nagu ilma, et ma kleebiks ta põranda külge nagu normaalseks siledaks, siis võib mulle kirjutada julgelt, kas siis alla kommentaaridesse või Instagrami näiteks, sest ausalt öeldes ma olen suhteliselt nõutu. Ma küsisin ka, et kui viia sinna keemilisest küsisin, et kui sinna viia, et kas nemad saavad selle nagu kuidagi nagu kord teha, nad ei garanteeri seda. Nii et kõik, kellel on ideed, siis ma olen väga avatud. Tuju läks natukene nagu hellaks ja kehvaks. Aga vahest ikka juhtub nii. Elullu. Niiviisi. Nüüd mul on kõht väga mõnusasti täis. Ma pirni sõin ainult pooled ära, sest ma ei tea, ei tahtnud eriti. Nüüd ma panen ennast riidesse ja lähen teen oma jalutuskäigu ära. Sest ma kuulasin Voice
sõbranna omasid ja vastasin neile ja istusin ise samal ajal diivanil ja ma mõistsin, et võiks ju samal ajal liiguda. Nii et ma lähen. Nii, lõunaks on mul täna gyosad ja natukene juurvilju ja kreeka jogurt. Ja sisu. Need on kõik minu lapsepõlve mänguasjad, mida ma nüüd sorteerima hakkan. Näha, mis jääb alles ja mis mitte. Ma ei tea, kes mäletab kunagi Telma või need margariinipakkidelt pidid lõikama mingeid asju ära, siis panema posti, saatma kuhugi ja siis sulle saadeti selline Telma vastu. Nii tore. Ma ei tea, kas see on päris normaalne, et 32-aastane pidi sorteerima mänguasju ära, millest loobuda. Ja siis need on need, mis alles jäävad. Tere hommikust! Ma mõtlesin, ma näitan, kuidas ma teen sellist ülifluffit, ülimõnusat omletti. Sööma. No nii, ma olen üsna vaikne olnud jälle. No teie jaoks muidugi mitte, see käib kõik ainult sekunditega. Aga kuidagi ma ei saa nagu seda tuhhi tagasi praegu filmida. Ma muretsen liialt võib-olla ka sellepärast, et äkki see tundub tüütu, kui ma jagan siin liiga palju oma toitumises ja üleüldse oma elust, et äkki kedagi ei huvita. Ma ei tea, kus see tuleb, sellepärast, et tegelikult ma tahaks mõelda, et mind eriti ei koti kõige paremas mõttes ja ma olen ikkagi endiselt väga-väga tänulik kõigile, kes siin on ja mind jälgivad ja kaasa elavad ja ma tahtsin näidata iga päeva, ka igavat iga päeva, nii et nii on. Ma pean endale kogu aeg meelde tuletama seda, et mis see eesmärk oli, miks ma seda kõike üldse tegema hakkasin ja nii et tegelikult ei ole hullu midagi. Kuna meil on juba mitu päeva Oskariga siin ka selline väikene mõnus pork sisu olnud, siis me tegime rukkiburgerit. Siin on üks sealiha tükike vahel, natuke kapsasalatit, frillist, ketšupit, küüslagu kastet. Aha, väga kaunis. Siis ma kasutan ära oma viimase selle Hellmannsi majoneesi tupsu. Trüflimajonees, mille me Rootsist ostsime, kui me käisime. Ja no muidugi Coca Zero. Siukene, tahaks öelda, naudingueine meie jaoks, jah? Vaata mida. Cherry cake. Panna friikartul. Me ei ole 2 nädalat friikartuleid söönud. Sul ei ole kunagi maitsenud see trüflimajonees? See on nii hea. Muidugi väga. Hea. Kus sul koolis läks täna? Mis söögiks oli? See me tead ju. Ma ei mäleta. Mis sul oli? Ma ka ei mäleta. Oskar tõi välja selle, et me oleme nagu varem sõime friikartuleid. No peaaegu iga päev.
suht oli ju. Ja reaalselt need friikartulid teevad seda, et me Oskariga mõlemad mingid tantsime ja laulame ja nagu see teeb tuju nii rõõmsaks ja see on normaalne. Me väga naudime seda. Nii, me tulime Pepkosse. Mõtlesin, ma proovin sellist bluusikest ja selliseid püksikesi. Seal taga on ühed teksad veel ja ühed retuusid. See mulle ei meeldi, et need taskud on siin. Alati ma lasen emal need taskud nagu kinni mõelda. Taskud ära lõigata üldse seest. Natukene võib-olla liiga ümber selle koha pealt. Nad ei ole nagu, kus ma ütlen, nad nagu ei ole ümber. Aga nad on ikkagi natuke ümber. Ja miks see kõht näeb välja nagu toas rase. Nope. Mitte ükski asi ei sobinud. Mitte ükski asi. Vaat sellistel hetkedel ma vihkan lipoteemi. Ma igapäevaselt liiga palju ei mõtle selle peale, ma üritan vähemalt mitte. Aga kui ma proovin nagu 48 suuruses pükse ja nüüd on mulle ümber ikkagi. Jah, okay. Ja siis ma võin rahumeeli mingi teesärgi või selle, teesärgi osta M-suurusest näiteks. Et vahva. Me oleme jõudnud siin seisse ja ma tahtsin siit vaadata tegelikult mingit trennilinti ja väiksemat hantlit ja see on kogu sektsioon, mis siin on. You're welcome. That's it. Nii, me oleme Eliseega äärmiselt elevil, sest me tahtsime teile hauli teha. Nimelt, ma võitsin ühe loosimängu veel Marleeniga Jewelryst ja siis ta käis meil siin maja juures autoga, ta olid kõik need asjad autos. Aita mul lahti teha, palun Elise. Ühesõnaga, ühed olid kingituseks, üks sõrmus oli. Võt, sellised. Ma valisin endale kingituseks. See nüüd see sõrmus, mis ma ostsin laadalt tema käest ja mul on samasugused kõrvalõngad. Ja siukse sõrmus ostsin ka. Siis sellise sõrmuse. See helendab, pimendas, vabandust, mul on natuke igatahes sellised iludused. No see on nii kenad lihtsalt. Nii, siis ma ostsin sellised, lihtsad kui ilusad. Need on, kes tunneb ära, kes see on? See on Harry Potteri Hedwig. Nii, siis sellised, need on natuke sellised etno, natuke viikingi vibes, I love it. Nii, ja Elisee, Marleen tegi kingituseks Eliseele sellised. Ma käsnakaldavad, siis ma ostsin, emme ostis mulle selle Pokemoni oma ja selle andis ta mulle tasuta ja siis selle ostis ka emme ilusad kõrvalõngad. Ja, siis ta andiski selle sulle kingituseks. Mulle nii meeldivad, et tahan kohe panna. No pane, igatahes me oleme väga äärmiselt elevil. No nii. Oh no! Nii palju ilusaid asju. Nii, ja siin on meie õhtusöök, jah. Porgand ja hummus. Ja siis Marleen tõi mulle lilli. Nii tore. Kui vähe on naistel õnneks vaja? Ja väga hästi fokuseerib ju. No väga kaunis. No vaadake neid nunnusi.